Meie reporter Sigrid küsis võrdõigusvolinik Liisa Pakosta käest, kuidas tuleb käituda siis, kui sind on töö juures ahistatud. Kui teid on töö juures ahistatud, siis kõigepealt tehke vahet sellele, et kas see on ahistamine või on see mõni rängem süütegu, näiteks kabistamine, käperdamine, vägistamiskatse, kõik sellised asjad on juba rängemad süüteod. No siis piltlikult öeldes tuleb kohe informeerida tööandjat ja joosta ise politseisse. Et need on niisugused rängemad asjad. Aga kui rääkida kergemast asjast ehk ahistamisest edasi, siis ahistamine on, näiteks kui keegi teeb ebasobivat nalja seksuaalse alatooniga, patsutab, embab sobimatul moel, litsub ennast ligi kuidagi sobimatul moel, siis siin tuleks kõige esimese asjana väljendada oma soovimatust selle tegevuse suhtes. Hea mõte on näiteks saata e-mail, et kuule, et see, mis täna lõuna ajal juhtus, see mulle ei sobi, ära rohkem nii tee. Ja sellise meili saatmisega juba on olemas teil tõend, et selline asi ei sobi. Kui nüüd teine pool jätkab ühel või teisel moel, siis see teisest korrast alates on tegemist ahistamisega. Ahistamine on üks diskrimineerimise allliike. Sellisel juhul tuleks informeerida otsekohe tööandjat, kes peab siis midagi ette võtma. Ta peab tagama selle, et te saate tööd teha ilma ahistamiseta. Kui tööandja seda olukorda ei lahenda, siis sellisel juhul on teil õigus pöörduda kas voliniku poole, politseisse, tööandja ülemuse poole või omaniku poole. Igal juhul on inimesel õigus saada see olukord, kus teda ei ahistata, ta saab oma tööd rahulikult edasi teha.